Mis on ühist sinu emal ja tinokatel? Neile mõlemale meeldis õhtuti endale miiti suhu toppida, sest nad on muusööjud ehk heterotroofid. Heterotroofid on organismid, kes vajavad autotroofe, et elus püsida, sest nad ise ei oska orgaanilist ainet anorgaanilisest teha. Ehk nende süsinikuallikaks on teiste organismide tekitatud orgaanilised ühendid. Heterotroofide alla käivad kõik seened ja loomad ning osad bakterid. Enamus heterotroofid saavad energiat ainult toidu lõhustamisel toimuvatest keemilistest reaktsioonidest, kuid mõned bakterid suudavad ka valgusenergiat kasutada. Neid nimetatakse fotoheterotroofseteks organismideks, näiteks purpuursed ja rohelised mitteväävlibakterid, keda võib leida valgustatud hapnikuvabas vesikeskkonnas ja maapõues. Kõikidel heterotroofidel on vaja kuidagi orgaanilist ainet omastada. Orgaanilisest ainest energia saamiseks kasutavad heterotroofid raku hingamist, mis toimub osaliselt raku jõujaamas mitokondris. Raku hingamise lähteained on glükoos ja hapnik ning jääkained on süsihappegaas ja vesi. Toitu süües lahustavad seedeelundid toidulihasteks, orgaanilisteks aineteks. Seedensüümid lõhustavad toitained üha vähemateks molekulideks, mis ümenduvad lõpuks vereringesse. Vereringega liiguvad toitained, peamiselt lihtsad süsivesikud, näiteks glükoos. Kõigi keharakkudeni, kus rakud ammutavad toitainest energiat raku hingamise teel. Raku hingamise käigus lagundatakse glükoos hapniku abil ja saadud energia salvestatakse makroenergilistesse ühenditesse, näiteks ATP. Üle jääb süsihappegaas ja vesi. Raku hingamist kasutavad kõik elavad rakud, isegi taimed peavad vahepeal energia saamiseks glükoosi lagundama. Pea kõigile tuumsetel rakkudel toimub raku hingamine mitokondrites, bakteritel tsütoplasmas, sest neil pole mitokondreid. Tuumsetel rakkudel algab glükoosi lagundamine tsütoplasmas ja jätkub mitokondrites. Rakkudes võib olla palju mitokondreid, näiteks lihasrakus, sest lihasrakud vajavad palju energiat. Raku hingamise esimene etapp glükolüüs toimub väljaspool mitokondrit rakuvedelas sisekeskkonnas ning selle käigus lõhustatakse ensüümide abil 6 süsinikkaata, mis koosneb glükoos 2. Pürovaadi molekuliks vabaneb ka 4 vesinikioni, millest osad seostuvad vesinikukandja naadiga. Seda eesmärgil kasutada vesinikione ka järgmistes reaktsioonides. Glükolüüsiks on vaja 2 ATP-d ning glükoosi selle käigus saadakse aga 4 ATP molekuli ehk lõpuks jäädakse 2 ATP-ga plussi. Tsitraaditsükkel mitokondrites toimub keemiliste reaktsioonide ahel, mille käigus lagundatakse glükoos lõplikult. Osad tsükli lõpp-produktid on ühtlasi uue tsükli lähteaineteks. Tänu sellele moodustab reaktsioonide ring. Raku hingamise viimase etapis salvestatakse eelnevate protsesside käigus tekkinud energia ATP-sse. Kaasneb 34 ATP molekuli süntees. Aeroobne ja anaeroobne hingamine. Kõige efektiivsemaks raku hingamiseks on vaja aeroobseid tingimusi ehk piisavalt kõrget hapniku kontsentratsiooni. Ilma sobiva hapniku kontsentratsioonita toimuvad ainult raku hingamise esimesed etapid ja seetõttu sünteesitakse 36 molekuli asemel ainult 2. ATP energia nappimise korral käituvad mõnedes rakkudes, näiteks lihaskoe rakkudes, anaeroobne lagundamine. Ühest glükoosi molekulist moodustub 2 piimhappe molekuli ja vabaneva energia abil sünteesitakse 2 ATP molekuli. Piimhappe põhjustab lihaste väsimust, valu ja krampe. Lihasrakkude energiavajadus on puhkeolekus suhteliselt madal ning aeroobne hingamine suudab neid ATP energiaga piisavalt varustada. Mida intensiivsem on aga lihaste töö, seda enam vajavad nad ka ATP energiat. Lihasrakkude hapniku kontsentratsioon alanemisel ei suuda glükoosi aeroobne lagundamine lihaseid enam piisavalt koguse ATP-ga varustada ning paralleelselt sellega käituvad glükoosi anaeroobne lagundamine. Mida enam O2 kontsentratsiooni langeb, seda aeglasemaks muutub glükoosi aeroobne lagundamine ning seda enam kiireneb glükoosi anaeroobne lagundamine. See protsess viib aga peagi lihaste väsimiseni ja edasiselt ka töövõime lakkamiseni. Seetõttu ilmne, et lihaste pikaajaline töö tagab vaid glükoosi aeroobne lagundamine. Siinkohal on olulisel kohal lihaste treenimine. Selle tulemusena arenevad lihastes paiknevad veresooned, paraneb lihasrakkude verevarustus ning suureneb ka kopsumaht.